seda inimest isikukirjelduse järgi mustades riietes näiteks. Ja kui me saame öelda juurde, et tal on oranž vest, siis ta lihtsalt ära tunnetab. Samuti on oranž värv on looduses väga hästi näha. Igale vestile me teeme, täpselt nii nagu praegu me tegime Kose hooldekodule, me teeme see hooldekodu nime, hooldekodu telefoninumbri ja alla on ka meie number, mis töötab 24/7, et siis saab helistada, kui keegi näeb kuskil vanemat inimest jalutamas ja on tunda, et ta võib olla eksinud ja te astute juurde, küsite, kui te saate ka aru, et ongi eksinud, siis saab helistada kiiresti, nad on kiiremini leitavad, otsingutega läheb vähem ressurssi, politsei kulutab vähem ressurssi, vabatahtlikud kulutavad vähem aega ja inimese elu on oluliselt kiiremini võimalik päästa. Turvavest on väga heaks abiliseks. Hooldekodudes on väga palju inimesi, kellel on mäluhäired, dementsust, nad ei oska koju tagasi tulla, kui nad jalutama lähevad. On selline uhke vest seljas, kus on ka hooldekodu logo ja telefoninumber, siis inimesed palun märgake ja aidake eakas oma sihtpunkti tagasi. Meil on plaanis need vestid teha kõigile Eesti hooldekodudele, kõigile inimestele, kes hooldekodust väljas käivad. Ja me saame need vestid teha täpselt niimoodi, täpselt nii palju, kui palju meile inimesed annetavad. See ei ole ainult sihtasutuse kadunud projekt, see on kõigi Eesti inimeste projekt, kellele läheb korda, et meil oleks vähem kadunud inimesi hooldekodudest. Selleks on hästi lihtne teha meile püsiannetus meie sihtasutuse kadunud arvuduse arvele. See annetus võiks olla suuruses 1 kohvitassi maksumus 1 kuus. Ja me oleme sellest väga tänulikud, saame ära varustada kõik Eesti hooldekodud ja ka inimesed, kes elavad üksinda erinevates piirkondades, ka need inimesed.